Ma ei mäleta isegi, kust hakkas do re mi. Ega ma muud midagi ei mängi. Siiski tuli meelde too pealt, kus see too on, et ma sain too pealt hakata. Järgmine muusikasoov on meil aga Eevalt Viiratsist. Aga Eeva on meile juba 11. mail kirjutanud pika kirja ja loeksin siit ka mõned fragmendid teile ette. Tervitan tagantjärele kõiki emasid ja emasid. Endal mul lapsi pole. Ema suri 81. aastal, vanaemad 1925 ja 1926. aastal, täpselt 3. veebruaril, minu 6. sünnipäeval. Aga nüüd tahan rääkida muust. Lugesin hiljuti huvitava väljavõtte raamatust Lazari naised. Kuna ballett on mu lemmik lavakunst, siis jäi mulle eriti meelde. Kõigi ballettomaanide mekka, Moskva suur teater on kuulus oma madalate palkade, suurte skandaalide ja pidevate intriigide poolest. Eks see ole nii ka väiksemates kunstitemplites, kaasa arvatud Estonias, ainult väiksemas mastaabis. Lõpetasin täna raamatu Margarita Voitesest, nüüd toodi mulle Plissetskaja. On ju teada, et tedagi ei lubatud raja taha, kuna ta oli juut ja pealegi oskas inglise keelt. Milleks teile seda vaja? Kas hakkate spioneerima? Nii kirjutas meile Eeva, kelle muusikasooviks on seekord aga Artur Lemba Armastuse poeem. Suur aitäh Eevale pika kirja eest. Ütlen vaid, et seoses Margarita Voitese ja Plissetskaja mainimisega meenub kohe ka teine Eesti kuulus korratuursopran Militsa Korjus, kes oli ju teadagi Plissetskaja hea sõbranna. Tema sünnist täitub käesoleva aasta augustis 105 aastat ja rääkides eluloraamatutest ei saa jätta mainimata, et ka tema oma oli väga huvitav lugeda. Aga nüüd püüan saatajaga mitte jutule kulutada ja kuulame Eeva soovitud lugu, milleks on Lemba Armastuse poeem, esitajateks Urmas Vulp ning Vardo Rumessen. Militsa Korjuse raamat mul on ka olemas.
kirjutab kaunis segaselt. Kas ma seda ka kirjutan, et te olete praegu siin? Võite kirjutada muidugi. Jah. Lõpetasin eile raamatu Mina Maia Plesetskaja, see oli vapustav. Tema elu taustas oli kogu N-liidu julmus alates Stalinist kuni Gorbatšovini, kaasa arvatud niinimetatud sula ajal võimutses KGB. Täna ma pikemalt kirjutama ei hakka, palun järgmiseks pühapäevaks Griigiklaveri kontserti ja Eva. Nüüd tulevad päeva uudised kohe. Just hea asi. Chopin. Sooviklassika esimese tunni lõpetas Hugo jaoks kõlanud Frédéric Chopini fantaasia eksprompt cis-moll ja selle mängis meile pianist Murray Limpani. Anu Kaal mulle väga meeldib. Tema ja ammu enam ei laula. Lihtsalt teine asi on, kui kaua tantsis Plesetskaja. 50 aastat. Aga siin ei ole öeldud, millal ta suri. Ta elab veel. Elab veel. 36 aastal on sündinud. Kõige esimene eluarmastus algas, kui ma olin 17-aastane. Ja see oli üks Eesti poiss. Ja no ma käisin ju üldse Eesti poistega ja tüdrukutega läbi ja kellelgi ei olnud selle vastu. Aga kui hakati aru saama, et me kahekesi tihti koos käisime, tantsisidki, armastasime väga tantsida. Tantsisime koos ja käisime koos uisutamas. Ja see jutt läks laiali, siis tuli üks elmuspahandus, siis tookord oli see äärmiselt keelatud ja ei tulnud üldse kõne allagi, et juut ja kristlane oleksid ja ükskõik mis, et oleksid koos olnud. Ja siis lõppude lõpuks isa oli seda meest sõimanud ja temale kallale läinud ja mina sain silmsasti pahandada ja et on midagi teha. Vahest me margsi saime kokku, ajasime juttu, aga tema oli niivõrd korralik. Kogu selle aja, mis me koos käisime, ta kunagi ei pannud käsi külge ega ei katsunud flirtida ega midagi, aga kes seda usub? Teda ma just armastasin sellepärast, et tema oli niivõrd tagasihoidlik ja niivõrd viisakas. Ja siis ükskord tema saatis mind alati uisuteelt koju. See uisutee oli valuaja tiigil ja läbi pargi tuli minna. Ja siis ükskord me istusime pingi peal ja siis tema suudles mind esimest korda. Me olime juba mitu nädalat ja üle kuu aja olime igatahes koos käinud. Ja siis suudles on mul siiamaani meeles. Niiviisi.
niiviisi. Siis tuleb nii, siis rattasõit. Ja siis venitlusharjutusi. Üleeile oli väga hea praetud kala. Seda on väga harva. Jaoskonnad jäävad tõenäoliselt suletuks. Euroopa valimisvaatlejad on Donetski piirkonnas turvakaalutlustel lahkunud. Kaseta.ru teatel on Donetski oblastis avatud vaid 300 valimisjaoskonda. Ka järgmine soovilugu on meie püsikuulajalt proua Evalt Viiratsist, kes sageli meiega ka oma rikkalikke mälestusi jagab sellest, mida ta laval või kinolinal kuulnud, näinud on ja mida põnevat ta lugenud on. Seekord on kiri lühike, aga saame teada, et proua Eva lõpetas just äsja raamatu Mina Maia Plissetskaja lugemise. See oli vapustav. Tema elu saatis kogu Nõukogude Liidu julmus alates Stalinist kuni Gorbatšovini, mil ka sulaajal võimutses KGB. Nõnda kirjutab meile proua Eva. Ja kiri on täna küll lühem kui tavaliselt, kuid soov seevastu pikem. Kuulame Eva soovil Eduard Griegi klaverikontserdist esimest osa. Selle esitavad Lev Ove-Ansnes klaveril ja Bergeni filharmoonikud Dmitri Kitajenko juhatusel. Klassikaraadio. Tere! Schubert, Gottmainer, Suchversicht. Mis eesti keeles on? No nii, proovime siis mõlemat pidi. No, kui te nii kindlalt ütlete, siis ilmselt on. Tere, Merike! Oled kohale jõudnud? Kuule! Hakka mulle otsima nüüd selliseid asju, nagu näiteks Villem Kapi Põhjarannik peaks kaudeaamusega. Ma kardan, et seda ei ole meil raadiomännis, et on fonoteegi plaadil. Põhjarannik, nii. Straussi Alpisümfoonia. Siis operetist Victoria ja tema husaar Hüvasti jätu laul. Ja siis Nadiri Kavatiin Pärlipüüdjatest. Heinrich Männa tahab Schuberti Gottmainer Suchversicht. Ma ei tea, kas ma sain õigesti aru. Ma ei tea, mis see tähendab. Jumal on mu lootus, peaks eesti keeles olema. Kuuldu oli esimene osa Allegro molto moderato Eduard Griegi klaverikontserdist A-moll, mille esitasid Lev Ove-Ansnes ja Bergeni filharmoonikud Dmitri Kitajenko juhatusel ja soovijaks oli meie püsikuulaja Eva Viiratsist. Nii et palju tervisi sinna Viiratsisse proua Evale. Riikliku konservatooriumi kompositsiooniklassi õppejõud. Ja mul on 4 õpilast. Ainult kompositsiooni ala, mitte enam harmoonia ala.
tervitusi Eestist ühelt inimeselt, kellega te olete olnud kirjavahetuses. See inimene elab Viiratsi hooldekodus. Elab seal. Eva Kanitševa. Kas ta on veel alles? Kas tead, see on mulle rõõmus uudis. See on mul lapsepõlve inimestest ainus inimene, kes on veel elus. Ja tema vaene tüdruk, tal oli 10 000 muret ja probleemi. Probleem number 1 oli see, kui sakslased tulid sisse, ta oli juht. Ja ta pääses eluga, sellega ta läks Punaarmeega Vene tagasi edasi minema. Ja seal, kuna tema oli saksa keele oskusega, pandi ta saksa sõjavangide ravitsejaks. Ja me teame väga hästi, kui hea oli Punaarmee hoolitsemine saksa sõjavangidest. Ja nii edasi ja nii edasi. Kas see praegu elab? See on fantastiline. Eva oli juudi perekonnast ja juudi perekonna lapsed Viljandis läksid saksa kooli. Eva Sessarvat. Ja siis, kui Hitler tuli madatsema, siis juudid tulid saksa koolist kõik ära haridusseltsi gümnaasiumi. Eva tuli minu kasulda abikaasaga enam-vähem samasse klassi ja lõpetasid kood ja nii edasi. Ja Evin oli isegi pilti peal, kus Vaiki lõpetamise pildi peal, kus minagi olin ja nii edasi. Kui ma olin 18, 1920, siis ma harrastasin teivashüpet. Mis kuupäev ta on? Ikka veel 15. Et kas mu kiri jõuab talle üldse kätte. Sest vahepeal oli kuidagi vaiks. Aga see vaiksus tekkis ka sellepärast, et ma olen elukohta vahetanud. Seal, kus me Vaikiga elasime 1956. aastast saadik 2014. See kõik on tegelikult ka väga palju helirežissööride töö olnud, et need kollektiivid on arenenud, et intervjuud on arenenud ja Maido jättis siia ka nii tõsise jälje, et seda iseloomustada on väga raske. Aga mis ma tahtsin veel rääkida, kui sa ütled, et kurb on see, et praegu on jube kiire, et kunagi, kui nii väga kiire ei olnud, siis Maido eestvedamisel me ju korraldasime ühiseid muusika kuulamisi, siin üleval teisel korrusel. Kuulasime režissöörid omavahel teineteise teoseid, analüüsisime, võrdlesime, mis võiks olla niipidi, mis võiks olla naapidi, kuulasime maailma tippteoseid, võtsime sealt nagu, eeskuju ei saa öelda, aga samamoodi analüüsisime, tegime omad järeldused, et mida nemad teevad teistmoodi, kui meie teeme. Need on asjad, millest mina ka hetkel tunnen puudust ja mis jäid ära ajapuuduse tõttu.
lihtsalt kõigil oli nii palju tööd, et ei olnud enam aega selle hariva poolega ja tegeleda. Täna kuuldud kontsert on salvestatud 8. jaanuaril Taani Raadio kontserdimajas Kopenhaagenis. Mina olen Anne Prommik, soovin teile päikeselist päeva jätku. Kuulsime Josef Haydni cello kontserti. Ma koperdasin, aga mul on... Ma võtan selle ühe koha välja. See on muusikatoa lõpp ja kontserti number 1 C-dur. Ja sa peaks veel kuskil 1,5 minutit sisse ära mahtuma. See vist oli Rootsi Taani päritolu Andreas Brandteid, kes sai kuulsaks juba enne 20-aastaseks saamist. Täna kuuldud kontsert on salvestatud 8. jaanuaril Taani Raadio kontserdimajas Kopenhaagenis. Mina olen Anne Prommik, soovin teile päikeselist päeva jätku. Kuule, panin ära Anne muusikatoa lõpusõnad muusikatoa kausta. Jah. Jaa. Kindlustus, pensionikindlustus. Järge poleks. Lähme ülesse. Ei ole vaja. Tuled sa ka meiega? Siin saab taimi katsuda ja nuusutada. Ringist välja jõudes jõuab külastaja paradiisiaeda, kus kasvavad huvitavad ja vähetuntud viljapuud ja marjapõõsad. Et see liikumisteed on nagu ka selle ratastooliga läbitavad ja taimed on sinna ülesse teenardile tõstetud. Ja. Ma arvan, et see on ka suht loomulikult see on suhteliselt olnud. Aga palun rääkige teie ka. Ma tahan... Ma ei tea, mis see küsimus oli, ma ei mäleta enam, mul läks see järg sassi. Võite kohe tulla siia sisse niimoodi, sellisel viisil. Pärast saab, et ma täiendaksin näiteks, et liikumise rajad on... Ma selle jätsingi sulle. Jätsid mulle kohe teadsid, oota, kui ma vaatan enne siit. Aga te võite seda teha oma sõnadega, et kui te tõesti nagu loete maha kuskilt, siis see kõlab kohe siia eetrisse. Ja tundub kohe, et see ei ole maha loetud. Kõiki laupäeval botaanikaaeda sissepääs sel päeval on tavahinnaga. Sissepääs sel päeval on tavahinnaga. Tervist, head kuulajad, kell on 12 ja algab Delta, tänane kultuurimagasin Klassikaraadios 2 tunni vältel. Mina olen Markus Järvi, Delta tänane saatejuht. Ja meil on huvitavaid teemasid algusest lõpuni. Täna algab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vanamuusikafestival Tšetšiljana ja selle festivali kunstiline juht, professor Imbi Tarum käis stuudios festivali kontserte kommenteerimas. Moskvas kasvas meile oma publik, kes meie Bachi usutavalt kes meie Bach oma publik, kes meie võib-olla oleme elanud teatava ajajärgu tagasipöördumatult üle. Egas lõppude lõpuks polegi kuigi palju neid teoseid, mida pikki aastaid oleme esitanud, kirjutatud spetsiaalselt häälele oreliga. Enamik meie repertuaarist on olnud transkriptsioonid, üks parem ja teine vähem õrtsioonid, üks parem ja teine vähem õnnestunud. Ja lisaks veel mõned Ave Mariad, Bach, Gounod, Lucci, Verdi. Paneme pealkirjaks 20 lugu Klassikaraadios. 20 lugu, see on täpselt üks lugu. 20 lugu. See on täpselt nagu üks lugu. Mis mõttes? Ei ole, on ikka üks lugu. 20 lugu Klassikaraadios. See on täpselt sama nagu üks lugu. Aga mis see on ennast täiesti ära söönud, see üks lugu. Aga see on hoopis teine, siis on 20 lugu. Ja veel Klassikaraadiost. Näiteks see meenutab 50 halli varjundit. No vaat seda ma räägin. 20 pilku Jeesus lapsele. Eks ole. Siit see sõnaristfilm. Ma tean, et ta on vähemine. Kuldar ju ise on nii palju teinud, ta üldse veel raadiole koostööd. Ma räägin talle ainult seda, juba mingi 1,5 aastat või millal me hakkasime. Kuulda, ma tegin selle kapi jumalat tühjaks, kes selle jälle kõik täis on pannud? See tulebki nüüd teist korda korjab ise ära. No issand, kõik nõud on tagasi tood. Kas keegi teab, seda ma ainult kõvasti kuulata? Jah, selge. Kuule, kellel see mõni tool on? See jalgad laulab nii saada.
ise panin. Lükkan midagi, issand, nüüd ei ole enam midagi panna. Need tulevad koos seinaga. Tead, sa tõmbad näpud puruks. Võta käärid lükka vahele. Ma ei ole sul midagi andra. Aga mis sellega teha, vaata? See on kuningas Arturi mõõk, see tuleb raudselt võtta. Kruvikeere. Oot, seal on kruvikeere. Oot, see tõmbab puruks. Ei tõmba puruks. Oota, seal tuleb poistelt võtta see kruvikeere. Ära tee. Kuule, see läks katki. No läks, siis läks. Sa ei jäta enne, kui sa tõmbad selle mõõga. Lisadus viib sihile. No nüüd on nagu nii... Ei ole terve on. Tervitan siit Viiratsist. Täna 1. oktoobril peetakse meil suurejooneline pidu nii vanurite päeva kui ka meie väga lugupeetud kauaaegse juhataja ärasaatmise puhul. On ettekandeid, kõnesid ja külluslik kohvilõud. Panin sisse juba. Mul on täpselt sama, jah. Ei no raadio on ikka raadio seal. Leopold Mozart tuleb. Jahisümfoonia. Mis sa tead sellest? Papa Leopold kirjutas. Näitas pojale, et oot nii tuleb teha. Poiss jahvis järele kohe. Noh, ei näitagi. Klassikaraadio ei näita, mida... Aha. Leopold Mozart. Sinfoonia Pastorella. Ei, mis siis ta on siis? Mitte jahi, vaid selle Karjase sinfoonia. On või? Okei. Üldse vaata see esitamise kunst, see on minu jaoks päris tühi-tähi. Kõige tähtsam on ikkagi, mis on. Ja siis teine on, kuidas sa tehtud. Mul üks ainuke Georg Ots ja siis kujuta ette, siis Georg Otsasid on maailmas, mis sa pakud palju umbes. 500. Ma arvan 5000 või vähemalt. No ja siis meie siis nüüd riigime ühte. Pole üldse tähtis, mida laulab peaasi, et Georg Ots laulab. No, jumala ikka. Kiidab parteid või kiidab, ma ei tea, kodukanti. No, mis lölli mängimine. See ongi tänapäeval ongi kõik läinud see tõlgendamise peale lihtsalt. No, suured pahikantaadid võetakse ette siin, mis tehakse laulusõnad peale sinfooniale ja siis vastupidi. Jälle suured koorid võetakse ära, et see on... No, käib inimesel üle mõistu, siis ta võtab selle ära. Lihtsalt paneb trompet väga niisugune kõva praegu. Ja ei, see pole nii tähtis. See on nagu, noh, ütleme, no, kui on mingi asi vaja maha müüa, et siis lihvime ta ära ja vaat, see tänapäeva üks suuremaid plaadiprodutsente ja neid kontserdikorraldajaid ütleb, et on 2 asja vaja. Ta ei taha, et oleks mingisugune eriline anne, tal on vaja, et inimene oskaks mängida ja oleks välimus. Ja koostöötahe. Just koostöötahe, et teeme ära. Ja kui ta seda ei ole, ta närvis, ta ei kõlba sinna. Ta tehakse, kammitakse ära ilusti ja no, laulda oskavad kõik nagu olema. Et see on nii tühi-tähi kõik see pole üldse asi. Kuule, kas täna tuleb ka mäng ju?
esimese oktaavi lao. aga nüüd ei ole midagi muud üle jäänud, kui hakata mängima tänast hommikumängu. Ja 6-1-8-5. Mis nad sinna siis? Hommikumäng. No see on... Mis siin kõlab, head kuulajad, ja kes on selle teose autor? Mis siin kõlab, head kuulajad, ja kes on selle teose autor? Vastused telefonile 611-4285 ja kuna tegu on suhteliselt lihtsa küsimusega, siis tõepoolest juba esimene helistaja ongi siin. Hallo, tere hommikust! Tere hommikust! See on Chopin. Jah. Too. Oi. Väga lollisti läks see praegu. Jumal, väga lollisti. Tere, tagunes Venes List pakun. Ei ole Venes List ka. Tänan helistamast. Kuule, ma olen täitsa nii närvis, et ma ei saa üldse midagi enam. Ja hallo. Beethoven. Tere hommikust. Tere hommikust. On Beethoven. Teine osa. Jaa. Ilmselt hakkis seda ära, aga Beethoveni nime ma kuulsin seal ja kas kõlas ka Kuupaiste sonadi nimi? No kui tead, nii lollisti, no ma ei tea, noh. Saad mu nii närve, et ma ei saa üldse midagi teha. Meeli teile tänasest hommikumängust 2 punkti. Aitäh vastamast. No kuule ausalt, no see on porno. Nime sonaadile opus 27 number 2 Kuupaiste sonad pani üks poeet, kes kuulis sonaadi. Jah, ega ta ise neid niimoodi nimetanud, ütlesin, et see on kõik igast toimetajad ja susserdajad on kõik nimed sinna külge pannud. Kuupaiste sonaat on üks maailma populaarsemaid klassika palu, eriti selle teose esimese osa algus, teine osa on ka kuulus, aga võib-olla mitte nii palju, sest tahab siin ka võib-olla mõningaid eriarvamusi selle osa päritolu kohta. No nii, aga igal juhul... Väga loll praegu olukord siin, jah. Tabas täppi ja temale punkti. Aitäh helistamast kõikidele ja homme veel siis selle nädala viimast korda. Kas sa paned selle kinni ka või kunagi või? Ei nüüd sellest elada ainult. See on, vaata, mina arvan, et see on mõnel inimesel arengupeetus. Inimene sünnib, ta on lapsepõldel ja siis mingil ajal jääb ta laulab ja kõik ja mingil ajal jääb ta see muusikale maitse mingi koha peal seisma ja kelle ta kus seisma jääb. Mõnel jääb üsna varakult. Ongi meie mees ja niisugune. Teine areneb natuke, no mis. No vaata näiteks Elvis Presley, kui on 80-aastased need, kes juuksed värvivad veel, mis värvid on. Ja ta on elu elavad, ta on see areng seal kuskil seisma jäänud. Mahler oli väike poiss, siis tema käest küsiti, et kelleks väike Kusti tahab saada. Kusti ütles, et märtriks. Ei kujuta ette, mis kõlas nii hästi, et märtriks tahab tema saada. Kusti. Tervet seda nüüd ei jõua kuulata siin. Esimene oli, et kevad ärkab, paan marsib sisse, uhke niisugune marss. Teine
mida mulle jutustavad lilled aasal. 3. osa, mida mulle jutustavad loomad metsas. Või kuidas see oli, ma ei mäleta. Siis, mida mulle jutustab inimene Nietzsche sõnadele. Mens. Inimene koovab pimeduses. Ja siis see viimane, see on 3 inglit. 2 engel, jah. Mida mulle jutustab hommikune kellahelin. Siukene asi oli. Mida juhatab Peeter Saul. Tere hommikust, Klassikaraadio. Mul selline väike soov, et kas oleks võimalik Bachi kantaati number 54 kuulata. Mahub sinna saate lõppu kuskile. No ta on, ütleme, viidest tohter sünde. Mina olen Mati. Kas on selline esitus olemas? No kindlasti on, et kunagi siin mõni aasta tagasi Risto Joost laulis seda kogunisti. Et see on üks, eesti kees üldse vähe, neid on lauldud kõikvõimalikke Bachi kantaate, et see oleks üks. No kui on väga tihe, siis need 2 viimast osa, need on kokku mingi 3 või 4 minutit, need võib ära jätta. Aga see esimene just töötab. Jah, Mati soovib. No täpselt, kuule. Teinekord ma soovisin, et Vello Orumets ei laulaks. Ta hakkas just laulama. Teate, mul siuke soov, et pange see Vello Orumets kinni. Et no mingu teise raadiosse, kurat, no see ei ole Orumetsa raadio. Et kurat, vaata ei saagi püsti. Ossa, ka täitsa pull. Varsti on 11 ja jälle uudised ka vahepeal. Ma vaatlen, kas ma rääkisin selle ära juttu või. Üks mõte oli sellest. Sooviklassika saab nüüd otsa 8. märtsil, nagu ta oli, pidulik ja kaunis. Stuudios oli Pille Valde ja plaate aitas leida Merike Raudkivi. Ja härra Mati kuuleb nüüd oma muusikateost, milleks on
Johann Sebastian Bachi kantaat number 54, kuulame sellest 2 osa ning solist on Risto Joost. Aitäh helistamast, kirjutamast, ilusat kevade algust ja kohtumiseni. Väga ilusti teeb see. Aga lihtne see tegelikult on kõik.